Eestis kõige tuntumad nõiataimed on kindlasti kadakas ja pihlakas. Nii pihlakat, kadakat kui ka paljusid teisi taimi peetakse lausa pühadeks. Pihlakad sageli istutatakse aia väravasse või aiapuuks. Ja miks just kadakale ja pihlakale omistatakse kaitsevõimet? Mõlemal on käbi või vilja tipus on ristimärk. Pihlakal täpsemalt öeldes viisnurk ehk viiskand, aga kadakal siis kas rist või kolmnurk. Ja sellele omistataksegi kaitsevõimet. Pihlakas on see tuntud puu, kelle okstest on tehtud nõiavitsasid ja nõiakeppisid. Ka karjase kepp on sageli tehtud just pihlakasest puidust, et ära hoida kariloomade rünnakuid röövloomade eest. Pihlaka keppi on kasutatud ka veesoonte leidmiseks ja samuti uskusid kalamehed, et kui õõnestatud pihlaka oksast kalavõrgud läbi ajada, siis see suurendab kala õnne. Pihlakal on väga palju positiivseid häid omadusi omistatud. Ka autoomanikud, kui nad tänaval liiklevad, võiksid kanda pihlaka oksa kindla laekas või kusagil mujal auto sees. Sellel on kindlasti ka kaitsev mõju.